Oli tolleaegne toimkond koos ja oli selge, et läänlaste sünnipäevaks tehtud kingituse eest avas Kaitseliidu esimene Läänemaleva pea. Siis oli Haapsalu linnapea okupantide poolt. Sammas oli siin oma hiilge aegadel. Selle algatusel see sammas siit õhku lasti ja tükkidena esitada siia selle samale kohale jääst vabadussõja mälestussammas ilus. Oli karm ja külm 42. aasta talv ja see hakata sammast taastama ja samba Tõnis Padu. Siit teie poolt vaadatus vasakusse nurgakivi 1924. aastal. Ja me kõik oleme selle tunnistajateks ja kui palju on nende ja kõikide laste ja tuleviku kõigi tänase põlvkonna poolt. Ja see lipuväljak valmis oktoobri lõpul ja ka minul on alati õigus selle sambale tuua lill on kangelaste mälestuseks. Aga enne seda ja meil oli seda otsust, kuhu see lipuväljak tuleb, suhteliselt lihtne teha. Selleks, et esiteks siin on meie kangelastele püstitatud vabadussammas ja teiseks Haapsalu lossiplats. Elagu Eesti, elagu Haapsalu. Haapsalu lipuväljakul heisatakse Eesti lipud. Lipud heiskavad läkitantsule mudilaste segarühma lapsed, Kaitseliidu Läänemaleva ja Naiskodukaitseringkonna esindajad. Lipp peab julgustama meelt siis, kui meil elus on ka paika pühaks ja oluliseks. Seda paika täna kodanikupäeva isa ja poja, mu Jumal, kelle peale ma loodan oma Haapsalu sai omale väga ilusa ja vajaliku lipuväljaku ja samas on ka see väga tähtsas kohas. Kuidas siin on? No see on meie lossiplatsil, mis on esiteks siin on vabadussõja mälestussammas ja lossiplats on ka ajalooliselt oleks olnud väga-väga tähtis, aga kahjuks sakslased jõudsid enne Haapsalusse, kui jõudis siia Konstantin Päts, Jüri Vilms ja veel mõned mehed, kes plaanisid natuke enne, kui 24. veebruar iseseisvusmanifesti ette lugeda. Aga jah, sakslased jõudsid ette ja nad olid sunnitud minema Pärnusse. Milliseid sündmuse või milliseid tähtpäevi hakatakse siin sellel vastavatud lipuväljakul tähistama? Mis siin tulevikus saab olema? Esimene suurem üritus on 20. veebruar, kui on Eesti Vabariik 100 nädal ja 20. veebruaril on Haapsalus peaminister Ratas annab välja teaduspreemiad. See on ilus, väärikas plats keset Haapsalu südant. Teie kui kodanikupäeva aumärgi kavaler, miks see päev oluline on? Kodanikupäev on oluline mitte ainult minule endale, vaid kõigile Eestimaa inimestele, kes pühendavad oma aega ja vaeva vabatahtlikult sellele, et Eesti elu oleks ilusam, Eesti elu oleks sinimustvalgem. Mis on Eesti kodaniku au ja kohustus?
au ja kohustus on olla väärikas eestlane. Et selles mõttes mäletada seda, mis on olnud, tänada neid, kes on Eestile elanud ja oma elu andnud. Ja võib-olla mõni on öelnud ka, et ma sellele liigalt palju tähelepanu pööran. Mina ei leia, et ma palju tähelepanu pööran. Oluline on see, et me peame olema tänulikud nendele inimestele, tänu kellele me saame täna elada vabas Eestis. Ja mina lähen homset päeva vastu võtma suurima austusega, suurima, parima ja toredama tundega. Ja ma lähen sinna koos lapselapsega ja ma võtan kaasa sinna ka ühe Läänemaalt pärit kunagise noorkotka, kes on sündinud 1929. aastal ja on täna veel tegus kaitseliitlane. Heiki Magnus, Kaitseliidu Lääne-Maleva teavituspealik, noorem Veebel.